Tere tulemast taas kord vaatama Naisluksuri provisõitu. Täna me räägime teile uuenduskuuri läbinud Citroen C3 Aircrossi linnamaasturist. Juba etteruttavalt võin öelda, et minu meelest on tegu küll päris koleda autoga. Citroen ütleb, et ta näeb nüüd välja jõulisem, eriti just esiosast. No see, et auto ennast pakuks, ei tähendab, ta nüüd jõuline välja näeks. Küll aga on tal olemas siis LED-kurvituled. Talle saab mahutada siis 2,4 meetri pikkuseid asju, kui 7 on alla klapitud. Ja tal on olemas siis ka erinevad siis maastikabi režiimid ja isegi ka mäest laskumisabi, ei tea küll miks, kui ta on ainult esivioline, aga igatahes talle saab ka siis ise parkimissüsteemi, mis siis võimaldab ta ilusti ära parkida, ta otsib ka ise vastava parkimiskoha ja samuti on olemas ta liiklusmärkide tuvastus ja automaatsed kaugtuled ja kõik muu selline ja siin joonise pealt, kus teda disainitakse, tundub küll ta parema disainiga olevat. Aga igatahes on olemas tal veel siis ka siis 3D navigatsioon ja olemas tal ka tähelepanu ajumise siis tuvastussüsteem ja kõigele siis lisaks on tal olemas siis uus siis 7-tolline siis multimeediasüsteem. See on siis olemas siis Android Auto ja Apple CarPlay'ga ja kuigi võiks olla tal mugavam siis see kliimapaneel, kuigi see meelelahutussüsteem on üsnagi hea ja kuigi tal on olemas väga head siis Advanced Comfort siis istmed, mis muudavad temas istumise vägagi mugavaks ja ka pagasruumi on tal mahtus 410 liitrit, mida on võrdväärselt konkurentidega, kuid siis tagaistmejatel on ka ruumi siis lahedalt ja konkureerima peaks ta siis Nissan Juke'i ja siis ka Peugeot 2008-ga küll, aga pakuvad mõlemad konkurendid elektrilist versiooni, mida see Citroen ei paku ja sellega on küll kehvasti ja samuti siis mootori valikus on tal olemas siis bensiini ja diiselmootorid, millel küll väga palju jõudu ei ole, 81 kilovatti ehk siis 110 hobujõudu on olemas tal ja 6 liitrit 100 ja 9 sekundiga jõuab see 100-ni ja seda saab ainult bensiinina ja veel saab talle 74 kilovatti ja 100 hobujõulist siis diiselmootorit ja kõige võimsamat veel 96 kilovatist ja 130 hobujõulist siis bensiini või tähendab diiselmootorit ja ka siis bensiinimootorit mõlemas võimaluses ja see viimane mootor on ainukene, mida saab ka siis automaatkäigukastiga ja muidu on ta siis alati esivioline ja teistes versioonides ainult siis manuaalkäigukastiga. Hinnad algavad veel 20 500 eurost ja lõppevad peaaegu 30 000 juures. Minu meelest seda on liiga palju küsida auto kohta, mille disain küll ei tõtta ostjaid siis poodi tõtta, mind küll näiteks mitte ja samuti ei pakuda elektrilist versiooni, samuti pole ta nii hea kui konkurendid, ehk tal mingit sellist suurt konkurentseelist ei ole ja mina ausalt öeldes ei saa aru, kes sellist autot võiksid endale osta, aga võib-olla jälle mingid vanemad inimesed, aga mingi sellise autoga küll tegu ei ole, mis hakkaks nüüd ilmselt laineid lööma ja mis saaks ilmselt eriti populaarseks ja tõepoolest tema disain näeb ikkagi päris kole ja veider välja, aga meie kohtume teiega juba üsna pea, selleks aga kohtumiseni ja püsige ikka Naisluksuri lainele.